jah, eks ma siis proovi ka vaatama öelda. Et see tuli mulle täiesti ootamatult muidugi, et selline autasu või tunnustus, sellise autasu tunnustuse osalejaks ma sain. Jah, see mõte meil tuli tänu sellele, et meil oli ringreis, meil oli tuur, me käisime üle Eesti, sattusime igale poole. Ja kuna see tõesti oli selline üks tüüpiline, minu jaoks tüüpiline näide küllaltki, et hetkel väga oluline uudis, mis valutab kõik esileheküljed ja tele ja raadio, ja siis see kaob unustuse õlma, mis on väike koht selline. Aga inimesed elavad seal edasi ja nende elu läheb ligadi-logadi tänu sellele, et mingi ebameeldivus on toimunud, pehmelt öeldes. Ja et just, et see asi saaks korda, et see ei jääks vinduma, nagu paljudel juhtudel on, sellist tuligi meil see mõte, et toetaks rahaliselt. Aga ma võtaksin kinni eelkõneleja mõttest, ma ise mõtlesin ka, et ta jooksis natukene mööda aega tagasi, et kui nüüd see juhus, selline õnnetused ja toetamine kõrvale jätta, ma just hiljuti lugesin ühte, mäluga mul ei ole kunagi kõige paremat loodanud, ühte raamatut, mis oli selline antropoloogiline väliuurimus ühe rootslanna poolt, kes veetis aega 90ndate alguses, päris alguses Noa-Rootsi kandis. Ja siis aasta aega ta oli seal kooli õpetajast ja oli üles täheldanud kõik nende meie inimeste elu tolles ajas 91, 2, 3. Ja palju oli sealt tuli ju, nagu te isegi mäletate, Rootsist, alates riideabist kuni tehnikani ja igasugused, kõik oli vaja. See on ju inimlik ühiskond, kus me elasime ja kõik need kombed ja arusaamad olid vildakad. Et kui nüüd hüpata ajas edasi, siis minu meelest ja tänasesse päevas, minu meelest on tore, et selline toetus, et Eestis toetavad paljud Eesti inimesed. Ehk siis ei tule ainult välisabi ja annaks Jumal, et seda aina vähemaks jääks seda välisabi, et me saaksime ise hakkama ja saaksime neid ressursse ja neid mitte ainult, ütleme, materiaalset rikkust, aga vaimset rikkust oma sees jagada. Et see näitab tegelikult minu jaoks rahva tugevust ja sellist üksmeelt, et suudetakse üksteist aidata ja kui vaja, pigem aidata ka väljaspool Eestit, neid inimesi, kes veel rohkem abi vajavad. Ja see ongi tegelikult minu meelest üks väga suur näitaja, et järelikult me oleme saavutanud, kas meeldib see või mitte, aga väga palju oleme saavutanud oma riigis sellise taseme, et me saame üksteist aidata, kui selleks olukord on vajalik ja kui ei ole ka mingisugune äärmuslik ja ebameeldiv olukord, et on vaja abi kaaskodanikele, siis saame ka õla panna alla mingitele ettevõtmistele või siis mingisugustele huvitavatele ideedele. Et see on selles mõttes vahva, et kui hüpata niimoodi 90-st kohe 2015-ndani, nagu see aeg läheb, nagu ei oleks olnud, siis tundub, polegi nagu mingeid suuri muutusi olnud või aga kui hakkad võtma seda märkamatut aega, siis on see on ikka tohutu. Ja minu meelest see on hea meel, ma loodan, et selliseid asju, seda ei saa ju vältida, mis juhtuseks neid asju, selliseid ebameeldivaid asju juhtub ju igal pool. Aga loodame, et neid juhtub vähem ja et kõik läheb kenasti. Ja ma olen väga tänulik selle tunnustuse eest ja kuigi mul ei ole Järvamaaga ei ole peale läbisõidu kahjuks, Järvamaa on Eestimaa süda, kui tahad Lõuna-Eestisse minna, kus mul on rohkem sidemeid, siis ma sõidan ikka siin läbi. Ja vanasti Mäos peatusin ja peatun praegultki siin ja vahest tulen ka Paides. Aga sellegi poolest, minu jaoks on kõik üks ja sama Eesti. Et Eesti on nii väike, et ei ole mõtet teda veel väiksemaks teha.
ja see kodukandi patriotism, see ka ju nagunii jääb. Aga üldiselt jah, tänan veel kord ja soovin kõigile väga meeldivat elu. Aitäh teile!